Elagu kulle! Aitäh! Meillä on ykkönen leikka puuta. Suht kõigile. Nagu meil võitleb. Joo. Palun. Aitäh. Ma tean. Praktiliselt igal vaja. Tulge lähemale! Tõmbame korraks hinge ja lähme siis edasi kohe. Meil toredad tantsulapsed veel, nii et me vaatame. This is Africa. This time for Africa.
No tervist! Väga tore on teid kõik näha sellel ilusal ilmal meil täna siin. Kõiki naabrid, sõpru, noori, vanemaid. Et sellel ilusal toredal kogukonna üritusel. Ja mulle nii meeldib näha nagu selles, kus me kõik oleme siin kokku hoidvad. Aastast aastasse me teeme seda. Ja jälle on mul rõõm näha, et siin rahvast on nii palju. Ja iga kord tuleb järjest rohkem juurde. Ja see on nii tore. Ja suur tänu ma tahaks öelda veel Nafta filmile. Kas siin on mõni nende esindaja täna siin? Nafta film. Kas siin on mõni esindaja? Ei ole. No siis anname teile kord. Siis siin kohale. Ja tahaks anda ka tänukirja meie lugupeetud Pelguna Seltsi liikmele, kes on meid aastaid aidanud. Aastaid on meil aidanud siin platsi korraldada, majandada ja kõik, et need peod saaksid korrektselt ja korralikult siin tehtud. Lugupeetud proua Margit Orunuk. Kes võtsid ja andsid hoogu meie hooandjale, tänu millele me saame näil suurt pidu pidada ja meil on oma raha, mitte laenatud või kerjatud raha kusagilt. Suured täht teile kõigile! Elagu hooandja! Elagu hooandja! Äkki te tantsisite veel? Jah, aga panen. Läks kõigega. koolimaa taga oli heinamaa, aga 30-ndatel linn laieneb, tuleb see kurv ja hakatakse hoonestama siis heinamaad koolimaa taga. Nüüd, need majad siin, iga aasta ehitati üks maja
kuni saabus saatuslik 1940. aasta. Nii et see Taime tänava joon, seal lõpeb ära nagu siis Eesti-aegne Pelgulinn ja jätkub juba nõukaaegne. Nüüd, siin pool hakkavad siin pool need kahekordsed majad on pärit esimesest nõukaaastast 40-41. Need on rahvakorterid, Belrako majad, Pelgulinna rahvakorterid. Veel enne sõja algust. Siin pool ehitatud pärast sõda Saksa sõjavangide pool. Nii et iga ajastu jätnud siia Pelgulinna oma nagu jälje. Et niimoodi järk-järgult mööda Heinamaad on see vana eeslinn laienenud. Meie kohe nüüd keerame Rukki tänavasse ja Rukki tänava otsevaates hakkab paistma suur Kopli kaubajaam, mis täies ulatuses on osa Pelgulinna asumist. Et Pelgulinn tegelikult on hästi suur. Ka omaaegne hipodroom on ametlikult Pelgulinn. Ja Pelgulinnas elab samas suurusjärgus rahvast nagu Viljandis või Rakveres, umbes 16 000. Nii et Pelgulinn tõesti võiks olla omaette linn. Ja muidugi selle Kopli kaubajaama kohal varasemalt laius talu. Seda kaubajaama hakati rajama juba tsaaria lõpus, tuli sõda peale, kuni siis 1930-ndatel ehitati see kaubajaam välja. Ja ta tegelikult on ju täna jätkuvalt keset linna suletud ala, umbes sama suur kui 3/4 vanalinna. Siinpool tulevad aga uuemad kivitrepikojaga kortermajad 1930-ndatest ehk juba Eesti aeg. Nii et kui sa tead neid hoonetüüpe, sa oskad enam-vähem täpselt öelda, mis kümnendi üks või teine piirkond siin vanal Heinamaal on siis järk-järgult hoonestatud. Linnakaardil 1880-ndatest, kui on saanud Tallinnast raudteelinn, alanud on tööstuslik pööre, Telliskivi linna, kus oli rajatud Balti raudtee peatehased, kus tehti veeremit raudtee tarvis. Ja see on Telliskivi tänava nimetus. Tuleb sellest, et toona 19. sajandi lõpp Mulla tänavale isand Johann Krabi rajas oma tellisevabriku. Ja nüüd see väljak mööblimaja ees põles sõjas lagedaks ja pärast sõda siia oli hea rajada kohaliku Kalinini rajooni kolhoositurgu. Ja see amortiseerunud turg suleti siis olümpia-eel, kui hakati rajama kaasaegselt mööblimaja. Et omaaegne turuplats. Siinpool jälle need tsaariaegsed Lenderi tüüpi majad. Seal taamal on üks tehtud väga kenasti korda just värskelt. Ja nüüd sellel joonel Mulla ja Telliskivi vahel veel nõuka ajal kulges Kruusa tänav, mida enam ei ole linnakaardil. Nii et üks tänav on kadunud Pelgulinnas. Kruusa tänav. Paldiski maantee, mis on täna piiriks Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa vahel. Või kui täpne olla, teispool Paldiski on Kristiine linnaosa Lilleküla asume Lille all asum. Vana siis Maieri keemiavabrik. Ja muide siin Lille asumismaa, keda huvitab 8. juuni eraldi tuuri. Et jah, see vana Maieri vabriku territoorium ja tulikas sinnapoole see elurajoon jällegi valdavalt hoonestatud 1930. Paistab aastal 32 valmis saanud Lilleküla Pritsimaja, mis algselt oli Pelgulinna tuletõri hoone, sest seda kanti alles hakati hoonestama. Ja kes ei tea, täna on avatud kirikutorn. Kindlasti minge omate seiklus, imeline vaade tervele meie kodukandile. Kohe tuleb see peaväljak ja otsevaates on need oma koldemajad. Jällegi sajandest ehitatud muinsuskaitse all olev hoonete grupp, mis koos selle koolimajaga moodustab nagu sellise tervikliku ansambli. Ja nüüd me keerame sellele omaaegsele Oskari tänavale ja ongi hästi näha, kuidas see tänav aastal 29 läks otse vast avatud koolimaja peatreppi ja koolimaja lõpetas Pelgulinna toona ära. Sellised sai tänased lood. Ma tänan teid hea seltskonna eest. Nagu öeldud, sügisel avatakse Kalamaja muuseumis Pelgulinna ajaloo näitus. Külastage, nautige tänast pidu. Kellele tuur meeldis teha väikse annetuse, oleme südamest tänulikud. Nautige pidu ja mis kõige tähtsam,
elagu Pelgulinn! Aitäh teile! Kui palju see paadi võib alistada? 20 tundi. Väike pott 10.